Täna teiste aastapäevast osavõtjate seas tuleb ka meie keskele apostel Paulus. Selle sõnumiga, mida ta omal ajal kirjutas Efesuse kogudusele, teise kirja 12. salmist edasi lugedes. Sellepärast tuletage meelde, et teie olite tol ajal lahus Kristusest, kaugel ära Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule ilma lootuseta ja ilma Jumalata siin maailmas. Aga nüüd olete teie, kes teie enne olite kaugel, Kristuses, Jeesuses saanud ligi Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina, vaenu, kui ta oma ihus kaotas käsusõnade, käsuseadlustega, et ta need kaks looks enese sees üheks uueks inimeseks, tehes rahu, ja lepitaks mõlemad Jumalaga ühes ihus risti kaudu, kui ta vaenu suretas enese läbi. Ja tema tuli ning kuulutas rahu teile kaugetele ja rahu neile ligilähedastele, sest tema läbi on meil mõlemil ligipääs ühes vaimus Isa juurde. Aamen. 2 nädalat tagasi oli Tallinna Nõmme koguduses ka eriline päev. Endise koguduse vanema venna Ruusna, keda paljud teiega tunnete, 70 aasta juubeli märkimine. Selle päeva lõpul vend võttis ka sõna ja tuletas meelde siis kõige meeldejäävamaid momente tema elust. Ja üks oli neid, kui ta oli võtnud suurest Isamaa sõjast osa selle algusest kuni lõpuni ja oli Kuuramaal ning valmistuti ette järgmisel päeval otsustavaks rünnakuks vaenlase kindlustustele. Need olid väga tugevad, mehed olid täis hirmu, et nüüd sõja lõpul võib veel kaotada elu ja kõik südame värinaga valmistasid selle vastu, sest surm võis olla väga tõenäoline. Hommikul siiski millegipärast rünnak viibis, ei tulnud käsku. Siis tuli üks sõdur ja ütles, rünnak jääb üldse ära. No aga mispärast? Vist on sõda otsas. Ei, see ei või olla. Ja ei läinud kuigi palju aega, kui tuli üks ohvitser ja teatas, sõda on lõppenud, mehed. Meie hakkame koju nüüd minema. Milline hõiskamine siis läks lahti, mütside loopimine, kallistamine, mida siis keegi oskas veel teha, et oma rõõmu väljendada. Ja see oli meelde jääv silmapilt. Apostel Paulus räägib meile ka ühest suurest rahust, mis on välja kuulutatud, mis usklikute südameid Efesuses rõõmustas, tema südant rõõmustas ja mis meid kõiki rõõmustab, see on rahu Jumalaga. Ja see on palju suurem rõõmupõhjus kui selle pikka, raske ja väsitava sõja lõpul. Ja meie sõnum täna on kõigile, kes ei ole veel rahu Jumalaga teinud, tehkem rahu Jumalaga. Siis on ka teie päralt see rõõm ja uus tee tuleb jalgade alla ja see on kodutee. Sõjad on koledad asjad siin maailmas, aga eriti viimased sõjad, 2 maailmasõda, neist raskem, vintsutavam, kohutavam just teine maailmasõda. Kui sõda on väga laialdane ja sõda venib pikale, siis see toob väga raskeid kannatusi
nagu meie seda ka mäletame. Kuid on üks sõda, mida inimkond on pidanud kõige pikemalt, kõige raskemalt ja mille tagajärjed on veel palju kohutavamad, palju ebatalutavad, ja see on inimsoo sõda Jumala oma looja vastu. Meie, kes me olime Jumala vaenlased, tuletab apostel meelde. Meie, kes meie sõdisime tema tahtmise vastu, ei hoolinud temast. See on toonud lõpmata õnnetusi ja hädasid inimkonda ja toob seda ikka. Ka lõpuks need välised sõjad on tagasiviidavad sellele ühele suurele sõjale. Kas sa oled Jumalaga juba lepitatud? On sul rahu Jumalaga või võitled sina ikka veel edasi? Sellel võitluse poolel ühed on aktiivsed rindevõitlejad, kes teadlikult, tahtlikult võitlevad Jumala kõige selle vastu, mis temast on. Aga sellel on ka suur tagaala ja seal on tagalatöötajad, kes ei ole mitte aktiivsed, aga nad on siiski Jumalale vaenulikul poolel. Ja apostel rääkis, et sellel poolel on nii hästi Jumalast kaugel seisjad, kui isegi need, kes on üsna lähedal talle. Tema valitud rahvaski kuulus sinna poole. Paulus ise oli kuulunud sinna, kuigi tema uskus Jumalat, oma teada teenis Jumalat, aga ta oli siiski vaenulikul poolel. Nüüd aga Paulus oli tulnud Efesusesse ja kuulutanud seal rahu, saanud sõnumi ülevalt, et rahu on tehtud taeva ja maa vahel, Jeesuse Kristuse läbi. Jumal läkitas oma täievolilise esindaja taevast siia maa peale, et sõlmida inimkonnaga rahu. Ja kui ta siia sündis, siis mitte keegi väiksem, ei sõdur, ei ohvitser, ei teatanud seda inimkonnale, et nüüd on rahuvürst sündinud, vaid ingel tuli taevast alla, ütles, vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis kõige rahvale peab saama. Teile on sündinud õnnistegija Jeesus Kristus. Ja siis sellele järgnes taeva sõjaväe hulk, kes laulsid rahu maa peal, inimestest hea meel. Suur rahuaktsioon oli alanud taevas. Ja siis kirjutati see rahuleping alla. Sõdurid ei näinud, kus rahuleping alla kirjutati ja kuidas see toimus. Nemad kuulsid ainult sõnumi, et rahu on ja nüüd võib relvad panna kõrvale ja nendega ei ole enam tegemist. Aga küll nad pärast seda ka teada said, kus toimus Jumala ja inimsoo vaheline rahulepingu alla kirjutamine. Apostel siin ütleb, et see toimus Golgatal siis, kui Jumala poeg suri ristil meie kõikide pärast. Ja nii ütelda oma verega kirjutas tema rahulepingule alla Jumala poolt. Jumal oli Jeesuses Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ära, et ta nende patte ei arva nendele süüks. Ja see on kõik Jumala poolt tehtud. Sealt on kõik valmis. Meil ei ole tarvis enam midagi selle heaks teha, et meie võiksime rahu Jumalaga saada, vaid ainult meie osa on seda vastu võtta. Seda ära uskuda, et see on Jumala poolt juba tehtud meie heaks ja omapoolselt see vastu võtta. Kuidas siis see teise poole allkirja andmine on? Me teame, et kui rahu sõlmitakse kahe võitleva leeri vahel, siis kirjutad mõlemad pooled alla. Jumal kirjutas nüüd omalt poolt alla Jeesuse Kristuse läbi, aga kes teiselt poolt kirjutab? Sina ja mina. Iga üks isiklikult. Ja seda meie võime täna teha ja see rahu tuleb ka meile, meie südamesse. Meil tuleb kindlus, et meil on rahu Jumalaga.
sellele rahulepingule järgneb siis rõõmus elamus. Kindlus, minu võitlus on lõppenud, mind enam surmaoht ei hirmuta. Nii võisid siis sõdurid tunda ennast julgena, varsti vaenlase kraavidest ja kindlustusest ka tulid sõdurid välja. No neil ei olnud mitte siis suurt rõõmu, aga nad teisele poole ikka lehvitasid. Et rahu on, ka nemad ootasid rahu. Ja niisiis ka meie, kui me oleme rahulepingu sõlminud Jumalaga, tuleb meile rõõm südamesse, meil ei ole tarvis karta surma enam. Meie võime siit elust lahkuda ja oma Jumala juurde minna. Meid ei tehta mitte siis sõjavangideks sellel puhul, vaid meid tehakse Jumala sõpradeks ja Jumala lasteks. Ja meil algab elu Jumalaga, koostöö temaga, mis toimub igal päeval. Sõdurid teadsid, et rahu sõlmimise järel nüüd tuleb meil kodutee. No nii libedasti see veel ei läinud, veel oli mõningaid tegemisi, õiendamisi nende sõja tagajärgede kõrvaldamiseks, aga varem või hiljem mina jõuan koju. Ja nende mõtted läksid oma omaste juurde ja kujutlesid seda rõõmupäeva, millal nad võivad astuda kodu uksest sisse. Ja vend kirjeldas ka seda silmapilku, kui tema oma koju tuli ja kõik puhkasid juba ja ta koputas akna taga ja üks tütar hüüdis, see on isa. See oli lõpmata rõõm. Vennad õed, me oleme teel kodu poole. Sellest saadik, kui meie tegime rahu Jumalaga, meie jalgade all on kodutee. Ja tuleb üks päev, millal meie kohtame oma issandat ja päästjat ja kuningat, kes on meie ees surnud ja meile igavese elu valmistanud. Tahad sina seda igavese rahuteed, koduteed astuda, siis sõlmi kiiresti rahuleping oma Jumalaga. Kõike seda, mida see rahu meile on antud. Rahuaeg Jumalaga, sellest ei jõua meie mitte rääkida. See oleks liiga pikk. Olid hiljuti koos mõned usklikud ja mitteusklikud. Ja mitteusklikud küsisid nende usklikute käest, aga mida konkreetselt teie olete siis oma usust saanud? Neile tundub, et nagu konkreetselt meie ei saaks midagi. See on kuidagi nagu kujutluses, mida meie saame siis oma usust. Kõigepealt see on suur arm ja teadmine, me oleme Jumalaga lepitatud. See on konkreetne, see ei ole mitte kujutletud, vaid meile antakse Jumala püha vaimu poolt pitseeritud tunnistus selle kohta. Nii mitu, kui teda vastu võtsid, neile andis tema meelevalla Jumala lapseks saada, kes tema nime sisse usuvad. Ja Jumala vaim ise tunnistab meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. See on väga konkreetne. Ja nüüd on meil rahu ja julgus Jumala poole. Igal päeval meie kogeme Jumala juhtimist, armu oma elus. Ja ta on meid teinud uueks inimeseks, millest küll palju räägitakse, kuid keegi ei õpeta, kuidas uueks saada. Aga nagu apostel siin ütles, lepitas meid mõlemaid ära, kaotas vaenu enese läbi ja tegi uueks inimeseks meid. Sisemise uuendamise läbi. Ega seegi ei ole sugugi väike väärtus, kui meie võime minna ka oma surmatunnile rahuga vastu. See ei kohuta ega hirmuta meid, vaid see on meie koju minek. Kallid vennad ja õed, meie osa on nüüd olla rahu kuulutajad inimestele. Neile, kes ei tea veel seda, et Jumal on sõlminud inimestega rahu. Et nad võivad temaga rahu saada ja elada temaga. See on sinu ja minu ülesanne seda sõnumit viia. Ma arvan, et see sõdur, kes sai teada või ka ohvitser, kes tuli,
selle teadmisega, et mehed, rahu on tulnud, küll tal oli rõõm seda kuulutada. Ja Jumala sõnas öeldakse, kui armsad on nende jalad, kes rahu sõnumit kuulutavad. See on nüüd meie armas osa, aga vahest jäänud ka üsna hooletusesse meie poolt. Meie kuidagi oleme harjunud sellega, et meie oleme rahu saanud, meie elame Jumalaga ja unustame sageli need ära, kes on kaugel ilma Jumalata ja ilma lootuseta, nagu apostel ütles. See on traagiline olukord ja see on tagasi vaadates. Siis suudame alles näha oma eelmise elu traagikat, kui me oleme sellest välja jõudnud. Ja nii ka apostel tuletab meelde, et teie, kes te olete kaugel Jumala armust ja õigusest, ilma lootuseta, ilma Jumala abita siin maailmas. Et meie siis võiksime olla käskjalad issanda käes, otse kui Jumal ise manitseks meie läbi, andke endid Jumalaga ära lepitada. Kas see on sinu südames inimestele rääkida sellest Jumala armastusest, mida ta on osutanud oma poja Jeesuse Kristuse läbi? See on evangeelium, tõlgituna rõõmusõnum ja suuremat rõõmusõnumit pole siin maailmas. See, mille kuulutamist inglid algasid Petlemma väljal, seda tuleb meil jätkata kuni meie elu lõpuni. Suures ja kuulsas Efesuse linnas oli üks grupp inimesi, kes olid teinud rahu Jumalaga. Ja Jumala rahu pakkumise vastu võtnud. Paulus ei räägi siin mingit teoreetilist juttu usust. Ja kuidas meie võime Jumala juurde tulla, mida meile uskumine annab, kas tasub uskuda või ei tasu, vaid ta tuletab meelde seda, teie, kes te olete Jumala vaenlased, olete nüüd lepitatud temaga ja teil on rahu Jeesuse Kristuse läbi. Tema on meie rahu. Ja olgu austus ja kiitus temale, et ta seda on. Ja meil on põhjust kõigil seda meenutada, kui ka meie sõlmisime rahulepingu Jumalaga. Vend, kellest ma rääkisin äsja, esimese kõige helgema mälestusena oma elust rääkis sellest, kuidas ta 16-aastase poisikesena Kohila palvemajas rahu sõlmis Jumalaga. Millise rõõmu ja armu osaga see tema südant täitis. Ja nüüd oli sellest siis möödunud juba üle 50 aasta. Ja see tee oli käidud rahus Jumalaga. Iga kord, kui tulen Tartu linna, mõtlen ka sellele ajale päevale, millal mina selles linnas võisin rahulepingu sõlmida Jumalaga. Olin samuti 16-aastane, kui selle kirjutasin, nüüd on juba ligemale 48 aastat sellest mööda. Ja ikka rõõmu ja tänuga tuletan seda meelde ja kõiki neid aastaid, mida olen võinud elada rahus Jumalaga. Ja sellepärast tahaks täna olla ka üks väike rahu kuulutaja nendele, kes seda veel ei ole sõlminud, seda tasub teha, seda saab täna teha ja sa võid ka rõõmsana siit ära minna. Mul on rahu Jumalaga. Aamen.